Digisaate tulevikulahendused ja 5G toob sinuni Telia. Tere head kuulajad, digisaade on teiega, 25. aprill, kevad on täies hoos, kuigi võiks olla veel suuremas hoos, aga meie saade on sellises hoos, et me räägime täna sellest, kuidas Eestis pannakse kinni üks mobiilsidevõrk, mida me kõik oleme aastaid kasutanud ja armastanud. Millest me veel räägime? Netflixil on vesi ahjus ja meie peame hakkama asja parandama, meie ehk siis tarbijad. Kuidas videokõnede äpid teie salajadeid kuulavad, see on väga huvitav info. Räägime sellest, kuidas jälgida koeri ja kuidas sõita autodes niimoodi, et samal ajal telekat vaadata. Aga saate tuumikosas räägime veel sellest, kuidas selles ilusas kevades sõita jalgrattaga niimoodi, et väntama ei peagi. No nii, see on siis digisaade, mis täna on teiega 3 inimese osavõtul jõuab teie kõrvadesse ja need inimesed on, mina olen Hans Lõugas, Henrik Roonemaa ja Glenn Pilvre ja me kolmekesi tahame siis korraks mainida ära Eestis peagi teoks saavat muutust. Telia paneb Eestis esimese mobiilsideoperaatorina kinni oma 3G võrgu. Tõsi küll, see ei juhtunud kohe täna, see ei juhtu homme ega isegi mitte sel aastal tegelikult, vaid järgmise aasta lõpus. Aga ikkagi esimene selline linnuke selle kohta, et 3G on oma äraeland ja 4G on siin ja 5G on muide ka siin. Mis te arvate, kas hakkate igatsust tundma selle järgi, et telefon ei hüppagi enam 3G võrku? See oli tegelikult vana huvitav, et Telia on seda uudist mitu korda juba jõudnud välja tuua ja nüüd see on siis jälle väljas, et nad panevad selle võrgu kinni ja ega see ju mingi suur üllatus ei olnud. Erinevalt, vaata, nad panevad kinni 3G võrgu, mitte 2G võrgu. Ja põhjus on selles, et 3G saab väga hästi kinni panna ja 2G ei saa kinni panna. 3G on nagu mõttetu võrk seal vahel praegu. Mõttetu võrk, just. Keegi ei kasuta seda. No tegelikult kasutab, aga vähe, jah. Jaa, sest 2G peal elavad, ma ei tea, igasugused radiaatorid ja tõkkepuud ja ka üldse kõneside olukorras, kus sul 4G levi ei ole, sa oled kuskil pihlaka puu all või pohla põõsa kõrval, et 2G ikkagi katab riiki nagu päris hästi. Aga 3G on lihtsalt kehvem 4G ja selle võib kinni panna küll. Neil on ainuke probleem on see, et kui palju on võrgus telefone, mis 4G ei toeta, 4G kõnesidet ja ma lugesin seda numbrit, ei uskunud, ma sain aru, kui suur on ikkagi Eesti. Eelmise aasta alguses oli Telia võrgus Volte ehk 4G kõneside võimekusega telefone umbes 55%, siis nüüd on see 71% ja ma oleks küll ise oma peaga arvanud, et see number on palju suurem. Nuputelefonid valdavalt ei kuulu sinna, nuputelefonid seda Voltet ei tee. Kuigi vist mingisugused teevad ja siis Telia, mingi üks Nokia mudel on umbes, mis seda teeb ja siis nad saavad seda asemele pakkuda. Aga mina oleks selle arvanud, et see number on väiksem ja mitte võib-olla sellepärast, et nagu, ma ei seosta seda, et nutitelefonid versus nuputelefonid, aga mul on nagu kõhutunne jäänud, ma nüüd faktidel ei suuda toetada, et paljud operaatorid ei ole nii-öelda lahti teinud Volte kõnesid mingites konkreetses telefonimudelites, mis tegelikult, et sa lähed poodi, ostad suhelise nutitelefoni ja avastad, et tegelikult seal Volte kõnet teha ei saa. Kas ma nüüd panen omadega metsa või mitte või on mu info aegunud, aga minu arust on nii mõtmegi, on see nagu operaatorite poolt selline nii-öelda piiratud nimekiri telefonides, kus Volte töötab või kuidas teie teadmised on? Kas seal ei olnud pikselid mitte, vanad head pikselidel ei olnud selles nimekirjas, mis ei tööta? Minu meelest nad olid seal, aga pikseli peal pooled muud asjad ka niikuinii ei tööta, et selles mõttes pigem ei soovitagi seda Eestis osta. Ja ma ei tea, ma jään vastuse võlgu, iPhone'idel vist enam-vähem töötab ju. Jaa, mina jään ka tegelikult vastuse võlgu, et ma küll arvan, et uuematel telefonidel peaks see kindlasti olema, sest uuemad juba, tänases mõistes need uuemad ei ole üldse enam ju väga mingid uuemad, see on üldse vale mõiste, mida vist kasutada tegelikult, sest et see on ju nii ammu olnud olemas, ütleme siis nii pigem.
niipidi. Ja tegelikult on ju ka see, et kes läheb, ostab uuema telefoni nüüd siis. Sellel on ikka 5G tugi olemas, nii et 5G. Ja. Ei no me rääkisime praegu isegi 3G võrgust, eks ole, loomulikult jah, 5G on veel hoopis midagi kolmandat tegelikult selles kontekstis. Ja, aga no mis nad saavad oma tehnoloogilist sellist parki lihtsamaks, mingi hulk seadmeid visatakse minema, elektrikulu alla ja ma arvan, mis kõige olulisem, nad saavad sagedusi, et see on ju operaatorile nagu vereringe või vee eest, et nad saavad neid siis mujal ära kasutada. Nii et ma arvan, et lõppkokkuvõttes on see nagu positiivne uudis ja ma ei tea, kas alati on võimalik, et ujub välja mingisugune kasutusmudel, mingi unustatud asi, eks ole, mis kuskil tiksub. Keegi ei teadnudki, et ta elab 3G peale, see on tohutult oluline. Ja siis selgub, et on õudne jama sellega. Aga ma pigem arvan, et kuna operaatorid näevad väga täpselt, mis seadmed neil võrgus on, siis neil on olnud pikka aega ja tegelikult on ju veel siis 1,5 aastat Telial aega kammida oma võrk läbi, et kes seal 3G peal siis ikkagi istub ja ühendust võtta nende inimestega ja küsida, et kas nad tahaksid oma seadme ehk millegi muu vastu vahetada. Nii et ma arvan, et varsti panevad kõik teised ka, et sellest me ei pääse. Ei no jah, ja kui me rääkisime sinu kõnedest, et ega ikkagi see 3G võrgu puhul me räägime ka andmesidest eelkõige, eks ole, et kõned kui sellised ei ole midagi, mis seostub selle andmesidega. Ei, seda mitte jah, aga 3G-s sa saad ka kõnet teha. Jah, seda küll, aga kõnet saad sa teha ka nii-öelda 2G. saab ka, jah. Just nimelt. Jah, et kindlasti on mingid telefonid, jah, mis andmeside võimekuse võib-olla sisuliselt kaotavad, aga ma arvan, et sellist telefoni, millega sa saad rääkida 3G-s, aga ei saa rääkida 2G-s, ma ei julgeks arvata, et ei olegi olemas. Jaa. Ma ei tea, tundub, et meil ei ole selle kohta vist midagi mõistlikku enam. Vist küll, jah, me arvame juba asjadest, millest võib-olla ei peakski midagi arvama. Just nii. Aga Netflixist, mulle tundub, et Netflixis on arvamusi inimestel meil kõigil palju, sest Netflix on ikkagi mudelina võtnud televisiooni üle palju inimeste jaoks, aga Netflixil ei lähe hästi. On üllatav, kui see ka ei ole mõnele. Eelmisel nädalal tuli Netflixi majandustulemused välja ja Netflixil on põhimõtteliselt kasv on siis märkimisväärselt aeglustunud. Viimases kvartalis kaotas Netflix 200,000 tellijat, et mitte, et tuleb vähem juurde uusi inimesi, vaid kaotas siis tellijaid, kes maksavad selle teenuse eest. Kas kuskilt käis läbi Hans number, kas sinul jäi ka silma, et nad kaotasid ligi 1 miljon venelast? Ja et see üldmiinus, ma nägin mingit väidet, et see üldmiinus tuli selle pärast, et seoses igasugu sanktsioonidega ja laiemalt siis sellega, et venelased lihtsalt vene kliendid ei saa maksta 700,000 Netflixi teenuse eest, et siis see neto miinus tuli nagu sealt, aga see on ainult nagu pool õigustust, sest minu meelest nad tegelikult ootasid kasvu paari miljoni võrra ja tuli miinus, nii et isegi kui nad puuduvad venelased sinna juurde panna, siis tegelikult nad oma enda kasvuprognoosil jäid ikkagi kõvasti alla, nagu neid põhjuseid otsida, siis ma ei mäleta, kes see oli, keegi Ameerika analüütik või tehnoloogia blogija kirjutas väga ilusti, et Netflix pakub vähemasti siis USA turul kõige kallimat teenust kõige kehvema sisuga. Nendest suurtest streamingu pakkujatest, et kunagi oli Netflix esimene ja vaatajate ainus, kes sellele turule üldse tuli ja siis nad hakkasid tegema oma neid originalsi või siis Netflixi oma toodangut, eks ole, ja nüüd viimaste aastate jooksul on suured hiiglased on oma kahurid laost välja veretanud ja me räägime siin Disney ja igasugustest muudest, eks ole, sellistest streamingu teenustest rääkimata, kes seal üritavad Apple ja Amazon ja kõik üritavad ka sellele turule trügida, et konkurents on ülisuureks läinud ja Netflix on jäänud, ma ütleks, toppama sinna. Ja see on tähtis, et sa mainisid minu arust Apple'it ja Amazoni, kes on mõlemad kasutavad ära oma sellist tugevat õlga, millega see uks lahti lükata streamingu turule, sest Amazon annab oma videoteenuse kaasa Amazon Prime teenusega USAs, et sa saad nagu peale kauba ja sul on kohe 100 miljonit kasutajad. Apple annab selle kaasa, kui sa ostad arvuti näiteks või mingi jubina, vähemalt mingiks perioodiks. Ja Netflixil on tõesti hästi raske sellises olukorras olles puhtalt see streamingu firma nagu uusi inimesi peale võtta, uusi maksvaid kasutajaid pardale võtta. Ja viimaste numbrite järgi on nendel
ligi pool vist 40% Netflixi kasutajatest nagu ei maksa sentigi selle eest. Ja muide, minu arust me rääkisime siin samas saates paar nädalat tagasi või 6 aega tagasi selle kohta, et Netflixil nad plaanivad hakata parooli jagamist nii-öelda jahtima, et kinni panna, tuvastama, nad plaanivad oma hindu tõsta. Veel. Ja nüüd nad plaanivad teha ka kas odava või tasuta reklaamiga variandi, telekas on tagasi. Mida nad on pikalt ju öelnud, et nad ei tee. Ja nüüd ikkagi numbrid näitavad, et nad teevad. Ja üks huvitav asi oli veel, ma nüüd siin väga süvitsi ei oska minna, aga ma nägin väidet, et Netflix on langenud sellise üleüldise tühistamiskultuuri ohvriks. Keegi oli analüüsinud, et need uued ka igasugused seriaalid, mis tehakse ja tegelikult ka tänapäevased filmid ja üldse see toodang sellisel sotsiaalmeedia pool hüsterilisel ajastul, et siis keegi ei julge nagu teha asju, mis võiks kedagi solvata. Ja ka mingid vanad asjad, mis võiksid kedagi solvata, korjatakse kuskilt tsenseeritakse ära või korjatakse kataloogist välja ja tulemuseks on selline ühtlane igav pasta, mis jumala eesteks, et kellelgi ei oleks põhjust sealt kinni hakata ja Twitteris mingit jauru käima tõmmata või veel hullem kohtusse minna ja mis sa siis selle eest maksad. Ja mulle tundub, et see võib ka täiesti reaalselt olla nagu üks põhjuseid, kuigi ma ei kujuta ette, miks just Netflix peaks olema see, kes seal rohkem hammasrataste vahele jääb kui teised. Aga tead, minul tundub, et asi on selles, et kõik need võrdlused, mis internetis kehtivad, on ebavõrdsed. Netflixi seisukohalt. Inimesed võrdlevad, et ma tahaks saada nagu mingi ägeda elamuse täna õhtul, ma olen väsinud oma päevast tööst ja vaataks midagi head. Ja kas sa vaatad seda ühtlast pastat Netflixist või sa vaatad mingit YouTube'i või mida vaatavad noored, vaatan TikTok'i. Ja see võrdlus on ebaõiglane, sest need on täiesti erinevad žanrid on ju. Aga kahjuks inimesi ei huvita žanrid, nad huvitavad seda, et ma tahaks midagi lahedat vaadata. Ja Netflix võib jääda selles valikus nagu kaotajaks. No ja samas ma ütleks võib-olla siia veel üldse selle aspekti, et tegelikult see mudel, kuidas need teenused alustasid, on ikkagi ju radikaalselt muutunud mõnes mõttes, et kui omal ajal nad tulid justkui sellise elektroonilise videolaenutusena piltlikult öeldes, eks ole. Muide, ma parandan sind. Netflix alustas DVD-de koju laenutamist teenuse ja siis ühe korra ennast disruptisid ja tegid sellest nagu selle elektroonilise videolaenutuse. Ja võib-olla nad peavad jälle ennast disruptima kuidagi. No ehk et tegelikult algselt oli see justkui see mõtteline toru selline hästi suur, mis sisuliselt oli nagu a la nagu teleteenuse pakkuja kodus, eks ole, kus mul tuleb ETV ja muud kanalid kõik. Aga nüüd on see konkurents viinud asja kuidagi mõnes mõttes absurdselt sinna maani, et just kui neid teenusepakkuid ise on muutunud sisuloojateks ja nüüd ise konkureerivad oma sisuga, ehk praegu on just ka olukord, et kui ma leian Netflixist ühe sarja, Prime'ist teise, Disneyst 3, eks ole, ja Apple'ist 4, siis ma peaks justkui neid kõiki maksma nendest, et ma ei näe ühestki nagu kõike, et see tegelikult selle nagu lõpplahendusena mulle ei tundu see nagu väga jätkusuutlik ärimudel, kus laias plaanis üldse vaadatuna, kus nagu iga tootja üritab hambad ristis ainult mulle müüa enda kanalis seda asja, mida ma mujalt ei saa, et see lõhnab jälle natuke sama asja järgi, et ma isegi ei oska tuua normaalset võrdlust, et üks pood müüb sulle värskavett ja teine pood müüb sulle mingid limonaadi sajaanid on ju, et sa ei saa minna poodi, kus need mõlemad oleks müügil. Aga poe võrdlust ma mõtlesin ka selle peale, Glenn, et sellise loogika järgi minnes me saame öelda rahumeeli, et võidavad kõige suuremad. Eks võidavad need Prismad ja Selverid ja mingid sellised. Seda küll, jah. Aga ometi väikepoed on olemas. Et võib-olla on see Netflix, võib-olla meie ootused talle on ka liiga suured nagu, et võib-olla selline poolpidune ei saagi olla, et sealt Disney streamingu teenusesse mina usun naha ja karvadega, sellepärast, et neil on lihtsalt nii pikka ajalugu. Neil see arhiiv ei, no, aga see ongi pigem, ma segan sul korraga vahel, et see ongi pigem nagu teine väljundaks. Netflix nagu Ants ütles väga tabavalt, alustaski nagu sellise videolaenutajana, kes võttis laia portfoolio. Kõik need suured ütlesid, et ei näita. Ja tegelikult suured läksid nagu Disney läks hoopis teistpidi ju loogikaga liikvele. Nemad ise tootsidki ja nüüd mõtlesid, miks me ei võiks ise striimida ka, eks. Just.
ja Netflixil, see oligi see põhjus, miks Netflix hakkas seda oma sisu tegema, aga selle oma sisuga neil mingil hetkel läks ju väga hästi ja viimasel ajal ei ole üldse nii hästi läinud, eks ole, mis iganes põhjusel. Et nad tõenäoliselt peavad minema kas seda teed edasi, või siis üldse ütlema, et me olemegi mingi cool väike hoopis teistmoodi, eks ole, et mingi teistel väärtustel põhinev asi, aga nad on nii suureks läinud, nad seda ei saa teha. Et ma ei näe siin nagu muud varianti, kui et nad peavad veel rohkem miljardeid panema sisu ja filmide tootmisesse. Ma kuulan teid ja ma korraks mõtlen iseenda peale, ma viimastel kuudel olen Netflixi vaadanud ja kogu minu kasutusstatistika on läinud näiteks, ma olen vaadanud Seinfeldi. Mina ka, Hans. 90-ndega mööda. Ja nüüd on nii palju inimesi, kelles ma olen kuulnud seda, et nad vaatavad Seinfeldi, sest midagi muud nagu eriti vaadata ei ole sealt. Võib-olla ka lihtsalt see nii tabav kuidagi, 90 New York on nagu tänapäeva Eesti, aga iva on selles, et ma ei vaata seda uut kraami, mida Netflix nagu peale laseb, kui aega reklaamib mulle. Ma vaatan seda vana head, mis ma tean. Ja enne seda me vaatasime Friendsi ja veel enne seda me vaatasime seda, kus need, mis see nimi oli, kus need astrofüüsikud sebisid ka, see kuulus sitcom. Big Bang Theory't, jah. Ühesõnaga mõttetud kliendid, sellepärast, et me ei vaata seda, mille eest Netflix maksab praegu miljoneid, et toota uusi sarju ja me vaatame seda, mida nad on kuidagi õnnestunud litsents saada ja mine tea, kas see litsentsi hoida, ma ei tea, kes see tegelikult on, kas sa kunagi mõtleb, et pagan, ma teen hoopis oma enda kanali, kust ma neid... Ei no tegelikult kui paralleeli tuua kas või muusikamaailmaga, ega väga õige on nagu selline vana hea kataloog on alati kulla hinnaga, eks ole, et Michael Jacksoni plaat on alati Michael Jacksoni plaat, et seda see tasub nagu alati selles mõttes ära, eks ole, aga mida ma võib-olla veel tahtsin mainida, mis võib-olla selles kontekstis on küll marginaalsem, aga alati killustab ka see regionaalpoliitika, et kui ma ikkagi täna teen lahti kas või siin Netflixi ja Apple'i, ma võin siit küll leida asju, mida ma nüüd Ameerikas saan vaadata ja mujal ei saa ja kõik see ajab ka ikkagi natukene närvi pehmelt öeldes. Et loomulikult see osakond on ilmselt väike võib-olla, mis sealt nagu ära kukub, aga ka see kindlasti mingit rolli nagu mängib. Veel üks huvitav fenomen selles tänapäeva maailmas on see, et seda nii-öelda originaalset IP-d, see on kole vastik sõna, IP on siis intellectual property, intellektuaalomand ehk midagi uut. Üldiselt ei taheta, väga ei julgeta välja tuua. Et hästi lähevad peale need lõputud kamatahvlite uued variandid, eks. Et Star Warsist on, ma ei tea, eks ole, mitu iganes reinkarnatsiooni tehtud ja Spider-Manid ja kõik sellised asjad, et ka Eestis, nüüd tuli see Melchior välja, ma ei ole jõudnud vaatama, aga piltlikult öeldes peaks me Eestis olema tänaseks juba tootnud Viimne reliikvia osa 11. Ehk see vana tuttav on ju, mis ise ennast reklaamib. Kas kevade frantsiisist? Kevade 7. Tuli mingi sari, kus film, ma ei käinud vaatamas, aga kas suvi leidsid uue aasta aja? Kevad sügis. Nagu on niimoodi, et ja Netflixil on nagu see probleem, et neil seda vana kataloogi, mille põhjalt järgesid toota ja mida siis kõik ootaks, et Spider-Man osa 30, eks, et lähen vaatama. Et neil on ka see vana kataloog nii õhuke, et nad on hästi palju olnud sunnitud selle uue IP või uute frantsiiside peale mängima ja eks see on nagu parasjagu siis saab neile lihtsalt nagu kaasa tunda, jah. Aga see vist on paratamatu meie selline maailm, et keegi viitsi midagi uut ei taha midagi kuulda. Et andke vana head. Me oleme vanade harjumuste orjad. Vaataks korra edasi paari uudist veel enne, kui lähme pikemate teemade juurde. Ma leidsin põneva leiu teadlastelt 2 Ameerika ülikoolist, kes uurisid, kuidas töötavad meie populaarsed videokõnede äpid. Mis need on näiteks, kindlasti järgmast nimekirjast mõni teile ikka tuttav, vaevalt, et kõik inimesed kõik kasutavad, aga need on näiteks sellised asjad nagu Discord, Webex, Google Meet, Zoom, Slack, Microsoft Teams või Skype, Jitsi ja küsimus oli selles, et kui ma panen ennast mute peale, nagu ilus eestikeelne uudis väärtusena on, mute peale panema, ehk siis ma lülitan mikrofoni välja, siis tihti ütleb see äpp ikkagi ja ma hakkan rääkima, äpp ütleb, et ma annan poole väikse kirja ekraanile, et kuule, sa oled vaigistatud, su mikrofon on muted, et lülita. Ja teadlastel tekkis küsimus, et kui ma mikrofoni välja lülitan, kuidas see äpp saab teada, et ma hakkasin rääkima ja ta näitab seda märguannet. Ja nad avastasid, et tegelikult kui ma vajutan siis mikrofoni välja, siis väga tihti mikrofoni tegelikult ei lülitata välja. Ja salaja kuulatakse pealt edasi, mida inimene räägib ja väike vahe on siis selles, et ka on 2 eri sorti neid äppe. Osad on, mida saab avada arvutis programmina
mis on, installid programmi ja avad Windowsis või Macis. Nagu ma ei tea, tavaliselt on need Zoom ja ka Discord Teams näiteks ka. Teams on ju. Ja siis need programmid kasutavad seda riistvara ühendust, mis tuleb mikrofonist programmi ja ikkagi kuulavad tegelikult, kui sa oled rääkima hakanud, aga nad ei saada seda siis sinna kõnesse. No et okei, mõistlik. Aga kes on väga privaatsustundlikud, need võiks kasutada siis veebipõhist sellist asja. Näiteks Google Meet on ainult brauseris. Ka näiteks Slacki saab kasutada ainult brauseris. Ja seal on niimoodi, kui sa vajutad enne mikrofoni välja, mute, siis see on nagu riistvara tasandil, brauser ei luba sellel programmil midagi tegelikult kuulata. See on nagu turvalisem. Aga kolmas leid, mis oli siis ka huvitav, oli ühe selle programmi kohta, oli Cisco Webex, mis on kasutusel tihti ettevõtetes, riigiasutustes. See saatis pärast seda, kui sa vajutad mikrofoni välja, ta kogu aeg kuulas edasi mikrofoni ja pluss saatis seda ka serverisse. Ehk siis Cisco muidugi vast kiiresti reageeris, ütles, et kõik on okei, et me lihtsalt kogume statistikat. Aga noh, see on ikkagi selline seda tüüpi juba usalduse kuritarvitus, et saadad seda ka kuskile võrku ja inimene tegelikult arvab, et ma võin siin köhida ja nuusata ja kiruda oma ülemust, kes on kõnes ja kelle arvates ma olen muted, aga tegelikult seda heli kuskile salvestatakse. Nii et päris huvitav avastus. Ja ei saa kindel olla mitte millegi peale tänapäeval, ühesõnaga. Ei saa tänapäeval, jah. Tuleb võtta mikrofon, ma ei tea, panna kotti kuskile ja siis võib öelda neid sõnu. Soki sisse. Minul on mikrofoni peal võib olla ka see nupp, muide saab osta. USB mikrofonile vist on see keerulisem, aga päris sellisele tavalisele mikrofonile, nagu me siin kasutame, saab ju selle nii-öelda köha nuppu vahele osta. Ja lihtsalt katkestab elektriahela ära ja vahet pole, et siis tasuks nagu see sealt välja lülitada pigem. Muidugi võib siis võib olla, et see chati programm või see koosoleku programm vaatab, et mul kadus mikrofoni sisend ära, ma otsin nüüd järgmise, mis arvuti küljel on. Et kasutaja ju kindlasti tahab edasi rääkida, et näe, ma teen talle head. Nii et üldiselt see tundub, et see ikkagi kehtib, et tehnika juuresolul ei tohi rääkida, teha mitte midagi sellist, mida sa ei taha, et see internetti jõuaks. Just. Ja ühe asja tahan veel mainida, veel põnev uudis, mis ma jäi silma Suurbritanniast, siis autos võib nüüd telekat vaadata. Just ka lugesin sama uudist, just mõtlesin ka, et kas natuke saabast. Jaa, et selle, kus see põhjendus on ju tegelikult väga kummaline, et selle nagu taga on just kui põhjus, et see lükkaks sisse siis hoogsamalt selliste isejuhtivate autode arendustegevuse. Et kui inimestele nagu paned silme ette prääniku, televiisor on autos, et siis hakkavad kõik need arendama, nii ma sain sellest aru ja see tundub pehmendades naljakas. No, seal võib olla see loogika. Ma sõitsin paar nädalat tagasi Ameerikas, kus on nagu kogu aeg on ummikud ja päris palju Teslasid ja osa inimesi, ma vaatasin mööda sõites, istuvad ja passivad seal, kui auto 30 km tunnis veereb. Ja legaalselt, ma ei tea, Ameerikaga ei ole päris hästi kursis, aga nad põhimõtteliselt võivad seal teha peaaegu mis tahavad, kui nad usaldavad seda autot. No, Suurbritannia tegelikult siiamaani ei luba, et kui sa ummikus veered, siis nüüd, kui see seadusandlus saab kinnitatud, saab teoks, siis põhimõtteliselt võid siis sarja vaadata sealt autos ja olevast telekast, aga nad ikkagi ka edaspidi ei luba näiteks telefoni kasutada, mis on nagu huvitav vahe, telefoni ei või, aga telekat võid vaadata. Aga sa võid vaadata seda auto enda ekraanilt. Ehk et mis me saame nagu loota, eks, et kui mingi jama on, et siis seal ekraanil pilt tõmmatakse ära ja auto ütleb, et kuule, vaata nüüd õue või midagi sellist. Kuule, sa 0,3 sekundi pärast olema avarii, vaata nüüd. No siin võib-olla tasub üldse selle isejuhtivate autode kontekstis meelde tuletada, et vähemalt seni on neid autosid lahterdatud selle juhtimise järgi nagu 5 kategooriasse, millest siis alles 4 siis ülevalt poolt või altpoolt vaadatuna on selline, mis sätestab selle, et kui juht ikkagi ütleb, et ta vaatab telekat edasi, siis auto peab tagama selle, et avariid ei toimu. Et seni me oleme ikkagi seal kategoorias, kus sellist automatsiooni ei ole, et kogu aeg pannakse juhile see vastutus, mis on siis kuni 3. Juht peab olema valmis sekkuma. Juht peab olema alati valmis sekkuma ikkagi, eks ole, et kui me jõuame nüüd lõpuks 4, noh 5 on juba see, kus põhimõtteliselt täispuhutav rool sõidab sul välja, kui vaja on ja kaob ära, kui seda enam vaja ei ole, eks ole. Nii et 5 oleks siis see, kus tegelikult oledki nagu taksos, kus juhti pole ja teed, mis tahad seal, eks ole. Nii et see koht veel seni nagu jääb, aga tõesti, kui see
seadus ütleb, et võib telekat vaadata, ma ei tea, kas see nüüd annab, noh, kas see surub kuidagi autojuhtidele mingi teravama ora kuskile või autotootjatele teravama ora kuskile piirkonda, et nad hakkaks nüüd. See ei suru ora, vaid see annab prääniku, millega reklaam turundusosakond saab, et kuule, ära vaata kodust telekat, vaata telekat tööle sõites. Vaata Netflixi autos näiteks. Oh jah, elu muutub, mis siin öelda. Ei no tähendab, selge on see, et aga see on selge, et see niimoodi läheb. Ei muidugi, lihtsalt võib-olla tundub see imelik, et nagu tänases kontekstis juba see seaduse muudatust teha, eks ole, et kui selles nagu sinna alla võib ka ju omamoodi kummalise seigana või lisana öelda, et see ei puuduta mobiiltelefoniga rääkimist sõidu ajal, eks ole, et see, kui ma võin autos vaadata telekat autost, ei tähenda, et ma tohiks rääkida mobiiltelefoniga. Sest et mobiiltelefon ei ole auto osa. Jah. Et mobiiltelefon on minu enda osa, et ma ei, noh, see ei tähenda seda, et ma võin võtta autosse kaasa teleka või vaadata siis telekat telefonist. Ma pean seda vaatama sealt autoekraanilt. See läheb kenasti kokku meie selle Netflixi uudisiga, kas pole, et me nüüd põhimõtteliselt tekitame inimestele paar tundi päevas juurde teleka vaatamise aega. Ja eriti, kui sa saaks reklaame näidata, eks ole. Ja kujuta ette, et sa oled nüüd, ütleme selles olukorras, kus sa võid vaadata autoekraani, aga ei või vaadata telefoni, kui sa oleksid Facebook või Instagram või YouTube, no YouTube'il vähem, aga kui sa oleks Facebook või Instagram, sul oleks probleem, eks? Ma olen sa väga tahaks, et see Instagrami ja TikToki voog oleks seal Tesla keskekraanil ka. et ma ei tea, kas autotootja võib siin muutuda sama võimsaks platvormiks, kui Apple praegu on. Ehk et kui Tesla ikkagi ütleb Facebookile, et sorry, ei saa. Võta oma Messenger ja võta oma Instagram ja võta oma Facebook ja sa ei ole meie autos või näiteks Mercedes või BMW ütlevad, siis neil on umbes sama suur probleem kui siis, kui Apple ütleks neile, et minge ära meie platvormilt. Või siis Mercedes ütleb Netflixile, et iga uue Mercedes ostuga klient saab kaasa 5 aastat tasuta Netflixi autoekraanilt, aga me võtame 30% vahelt. Näiteks, just, et kui see niimoodi edasi läheb, siis autod muutuvad samasuguseks platvormiks nagu telefonid. Ainuke õudus terendab seal nagu siis selles mõttes, et autotootjad on kõik eraldi, ajalooliselt nad on kurikuulsad oma suutmatuse üle midagigi IT-valdkonnas teha, ja me näeme siin juba vaata esimesi katsetusi, kus BMW kindlasti, aga minu meelest oli teisi firmasid ka, kes auto enda funktsioone üritasid maksumüüri taha panna. Et sa saad menüüst lahti osta, umbes ma ei tea, mingi pimenurga anduri või midagi sellist. Et see vaikselt nagu tuleb peale. Teine asi on see, kui klient siin ka kurtis, et sa pead valima, kas ma vaatan ühte sarja saan Netflixist, teist on Apple TV'st, kolmandat on Disneyst, siis on Opeliga tuleb ühed sarjad, Mercedesega teised. Just, jaa, et sa tahad Friendsi vaadata, siis lähed ostad selle Friendsiga auto. Ei ole see tulevik nii ilus midagi. No aga mõtle asja nagu poliitiliselt poolt, sul on siis mitu autot ju. Milles ma täna võtan? Täna võtan Friendsi auto ja homme võtan Star Warsi auto. Kui sa oled selline autofänn, siis sa ainult rõõmustad. Suurem garaaž, palju autosid ja igast ühest. American Dream on see. Tegelikult on küsimus, et seal Google'il on see autoplatvorm, eks, Android Automotive, mis täna neil, ma ei tea, kas neil veel rohkem kliente on, aga kõige suurem kuulsam on Volvo, kes ju uuematesse Volvodesse seda Android Automotive'it paneb ja Google'il on nagu küll suur lootus selleks platvormiks saada. Või ütleme, mitte lootus, vaid ütleme suur soov. Ma lootuse kohta ei oska öelda ja ilmselt neil hakkavad seal väga põnevad läbirääkimised tulema autotootjatega. Sest kui täna Google ütleb, et Android on minu ja me ise teame, mis me seal Androidi poes teeme, eks Huawei näitel, kui te seda poodi kasutada ei saa, siis te ei saa, eks elage edasi ja ega nad ei ela, siis autotootja võib Google'i platvormi sealt tõenäoliselt välja visata küll. Või siis neil on väga suur argument minna kuhugi selle Google'i juhi kabinetti ja öelda, kuulge Google, et teeme nüüd nii, et meie saame 25% auto kaudu toimunud tehingute rahast ja teie saate 5%. Ja Google'il on tõenäoliselt väga vähe seal vastu öelda või selle tarkvaraplatvormi nagu tegijal. Nii et, ja palju meil on erasõiduautosid maailmas? Ma arvan, see on suurusjärk mingi paar miljardit äkki või võib-olla isegi rohkem. Et loomulikult Aafrikas kohe esimese hooga need ise juhtivad autod seal Netflixi näitama ei hakka, me räägime arenenud turgudest, aga meil võib tekkida täitsa reaalselt maailma mitmesajast miljonist seadmest koosnev täiesti uus platvorm. Ja seda küll jah, aga lihtsalt kogu see seaduse teema tänases valguses tundub mulle nagu, ma ei tea, kas siis võrrelda seda miks lahtisest uksest sisse jooksmisena või lihtsalt
lihtsalt nagu sellise hea marketingi kampaaniaga, sest et kui isejuhtiv auto on kategoorias 4 ehk et juht enam ei vastuta avarii eest, siis ei ole just üldse vahet, kas sa mängid seal ping-pongi või vaatad telekat, et noh, see nagu tundub, noh igal juhul sa võid isejuhtivas autost telekat vaadata, et ma ei saagi nagu täna hästi aru, et miks ma peaks õudselt nagu rõõmustama selle üle, et mulle räägitakse, et tulevikus ma võin vaadata isejuhtivas autost telekat, see on ju elementaarne. No ilmselt see on ikkagi seal level 4 ja 5-ga seotud. Ei no ongi. Jah, loomulikult, aga selles seaduses on ka või isegi punkt või seda nad vähemalt siin rõhutavad, ma olen siit uudisest välja, et see puudutab autosid, mille puhul juht ei vastuta enam avarii eest. Nii et see tähendab ikkagi seda, et sellega just kui loodetakse siis ikkagi lüüa nagu või anda hoogu sisse just ikkagi nende autonoomsete autode arengusse. Aga ühtpidi tundub see tegelikult loogiline, et kui mul on autonoomne auto, siis selle asja autonoomsuse mõte ongi see, et ma ei pea ju tegelema seal juhtimisega. Nii et jah, tundub mulle natuke kummaline see rõhuasetus sellisel kujul. Saame varsti näha, ma arvan. Just, lähme Londonisse vaatama, kuidas see asi seal käib. Meil on siin teemafailis on üks koera teema, aga ma vaatan kella, me võime koera jätta ka järgmisesse nädalasse vabalt. Et läheks, kuna meil sealt ülejärgmine teema on suur ja põhjalik ja tegelikult sobib selle transpordi küsimusega väga hästi kokku, nimelt Glen on, ma ei tea, kas sa oled ka sõitnud kõik need elektrirattad läbi või sa tahad meile rääkida oma siis ülevaatest ja kogemustest elektriratastega ja sinu puhul peab Glen küsima, mitu ratast nendel ratastel oli, et kas need olid sul mingid sinu moodi üherattalised või olid need nüüd nagu päris lenksu ja sadulaga rattad? Ja päris lenksu ja sadulaga rattad väga igavad. Et pigem jah, pandi mind olukorda, kus olin sunnitud tegema siis sellise ülevaate elektriratastest täna, et mis seal on, mis on seal oluline, kas seal on üldse midagi muutunud aastatega ja kuidas see elektrijalgrataste maailm nagu liigub. Vaat selline oli nagu teemapüstitus. No elektrijalgratast see on asi, mil jalgratas on leiutatud ammu. Elektrijalgratas on tegelikult ka juba tükk aega olemas olnud, aga kui ma vaatan tänavapilti, vaatan uudiseid, aga statistikat, siis see nagu muutub iga aasta ta ei ole nagu pauguga ei käi, et järsku on ta igal pool, aga ta tasahilju hiilib nagu üha levinumaks ja üha populaarsemaks selliseks transpordiviisiks linnades. Ja nüüd on seda valikut ju päris palju, mis sul on, pigem on nüüd jõudnud nagu aeg võib-olla nagu sellise liigitamise seaduse mõttes nagu järgi, teistpidi ka tehnoloogia loomulikult on kogu aeg läinud siin natuke seal ajal eest ära, aga kui siin veel mõned aastad tagasi oli ta natukene selline metsiku lääne hõnguga, et ma võisin siis võtta ükskõik kui võimsa mootori või osta mingisuguse ratta, kust kohe võisin kõik võimsuspiirangud maha keerata ja siis täna ikkagi see elektriratas on väga selgelt ka kõikides liiklusseadustes nagu sisse kirjutatud, selle nimi on pedelek, eks ole, see tähendab siis pedaalitavat ratast, igal juhul ma pean väntama ja selle võimsus on siis piiratud 250 vatiga ja suurim kiirus on 25 kilomeetrit tunnis, mis siis mootor tohib mind aidata. Nii et see kategooria siis on kõik tootjad nüüd pannud mõnes mõttes sellisesse võrdsesse olukorda, et kõik need rattad ongi sellised, mis siis vastavad sellele kategooriale. Nii et mingit vahet ei olegi, et on disaini vahe, aga ma ei tea, sõidavad sama kaugele, sama kiiresti, sama mugavalt. No vaat seal on erinevus, et kiiruse mõttes, nagu ma ütlesin, loomulikult 25 kilomeetrist tunnis edasi nad enam ei aita, eks ole, aga kauguse mõttes on ikkagi vahe, et kui suur on siis seal aku, loomulikult on erinevused ka mootorite nagu võimsuses siis pöördemomendi koha pealt, et küll see 250 vatti on selline võimsuspiirang, aga teatavasti on siis võimsus korrutis meil pööretest ja pöördemomendist, et tegelikult see tähendab ikkagi, et ratastel võivad olla väga erineva jõulisusega mootorid. Ehk et ainult sõna otseses mõttes ma teen pedaalidega võib-olla ühega pool pööret ja see mootor annab palju rohkem jõudu kui teine. Tuntavalt rohkem jõudu juurde kui teine, eks ole, et ta küll ei tohi anda siis üle selle kiiruse. Aga selle lisaks on küll Euroopa maades ka veel kategooria, mille nimi on S-pedelek, mis on siis selline speed pedelek või nagu kiirem. Eestis seda meil otseselt liigitatud ei ole, aga kuna seal on paljudes maades juba
kohustus ka registreerida see ratas siis nagu noh numbrimärgiga, kindlustusega ja sinna ei tohi enam lapse tooli panna, et ta hakkab juba noh minema otsapidi siis mopeedi või nagu mootorrattaklassi serva peale, siis on ta suhteliselt ebapopulaarne, et seal on siis võimsuspiirang 4 kilovatti ja kiirus kuni 45 kilomeetrit tunnis. Aga tuleb ka tunnistada, et Eestis leiab ka rattaid, mis on selle S-Pedeleki nagu näitajatega ja mida siin ka müüakse, nii et sinus ostja või olla nagu tähelepanelik, et kui ta tahab sellist kiiremat ratast, siis põhimõtteliselt natukene on praegu selline seaduslik visioon siga hõre, et tegelikult neid, kuna neid siin otseselt ei liigitata, siis on see võimalik leida, eks ole. No okei, ma ütlen, ma lähen ostan selle, ma olen korralik inimene, ma ei tea, kas hullusi tegema, aga ma saan kiiremini sõita, aga kas sellised rattad on, kui palju need siis kiiremad on ja need kallimad ka? No ei no jah, see S-Pedelegi kategooria on kuni 45 km tunnis ja ikkagi mootorivõimus 4 kilovatti, et need on väga tõsised rattad, eks ole, aga ikkagi, kui sa lähed täna noh sellisesse eeskujuliku spordipoodi, siis nemad müüvad ikkagi noh enamik tootjatel müüvad neid legaalseid pedelekrattaid, aga muidugi kui sa oled teadlik ostja, siis sa võid alati uurida ja puurida, et oot, et äkki on siin mingid suuremad võimsusnumbrid, kui me räägime siin Eesti oma ratastest, noh kas või siin nagu Ampler ja nemad on küll väga võtnud selle suuna, et mitte siin, noh kuna turg on Euroopa, eks ole, mitte kaugeltki Eesti, siis ei ole mõtet üldse trikitada siin nende kilovattide ja suuremate võimsuste ja kategooriatega, sellepärast et see tavaline elektriratta kategooria ongi kõige levinum, kõige lihtsam ja ei ole mõtet asja keeruliseks ajada. Aga kui nüüd seda ratast üldse võib-olla nendest ratastest rääkida, et mida osta või vaadata, et noh siin, kui nüüd elektri poolt vaadata, et siis võib-olla see akude osakond on selline võib-olla nagu suurim erinevus, et kui sa võtad sellise odavama ratta, on tal aku ära võetav reeglina, on ta siis kas raami peal või seal pulga peal kuskil mujal ja siis noh Ampleri taolistel ratastel ja teistel sellistel ägeda disainiga ratastel on ta raami sisse peidetud, eks ole, nii et ratas näeb välja nagu tavaline jalgratas, aga on elektriline, küll aga võib öelda, et selle äravõetava aku plussiks on jälle see, et selle saab ära võtta, et kui sa ei taha oma ratast. See on korraga pluss ja miinus on ju, et. Jah, et kui sa ei taha oma ratast tuppa vedada laadimiseks ja kui sul ei ole juhtumisi kohta, kus seda laadida, siis tegelikult äravõetav aku annab omamoodi sulle vabamad käed toimetada, eks ole, et paned ratta kuskile keldrisse ja võtad aku kaasa. Et muidu peab olema sul seal laadija, eks ole. Et noh, akude mahtude osas ega ausalt, kui nende ratastega nii tuleb pedaalida, et seal ei ole nagu noh sõidu ulatuses ei ole enam, ma ütleks, et see ei ole enam täna väga nagu kriteerium, et põhimõtteliselt 3-40 kilomeetrit sõidad sa iga rattaga läbi ja oleneb nüüd täpselt sellest, et millise selle aitamisastme sa valid, eks ole, et sa saad seda enamasti valida, et kui palju ratas sind aitab. Kui sul ei ole, ütleme selliseid, ma ei tea, väga pikki otsi iga päev, siis alati on mõistlik panna see mootori võimsus põhja, eks. No jah, eks seal tekib veel üks selline väike nüanss, mida siin just mulle Voltridi mehed mainisid, et vaata ka ratta puhul seda, et kui hästi see ratas veereb ilma mootorita. Ehk et võib juhtuda, et sul on selline ratas, mis siis 25-ni sõidab nagu selline tuul piltlikult öeldes, aga siis 25 pealt tuleb täielik sein ette, eks ole. Ehk et kui ikkagi jalgratas veereb nagu hästi, siis on see suur pluss ka selleks, et sa võid sõita võib-olla natuke kiiremini, et noh, ratas aitab sind ja kui sul endal ikkagi jalas veel jõudu on, siis pole hullu, et muidu on nagu võib-olla väga kummaline, et täpselt sinna 25-ni saad ja siis grammigi sealt justkui üle ei lähe, eks ole. Et ega selles mõttes ei tähenda siis elektriratta puhul see elektriseeritus, et see jalgratas ise võiks olla nagu piltlikult öeldes selline käkk, eks ole, mis siis oleks igatpidi võib-olla ebakvaliteetne, et kõik see ikkagi määrab, noh ratas on ratas, eks ole, et mida kvaliteetsemad komponendid, seda parem jalgratas on ta igal juhul, eks ole. Et ja noh mootori puhul ka, kui nüüd seal veel liigitada, et enamik selliseid tuntud rattatootjaid on läinud tegelikult, noh kui me räägime siin sellistest noh stiilis Scott ja Orbe ja sellised tuntud mudelid, on läinud ikkagi sellise standardlahenduste peale, mida toodab siin suuremad tootjad on Bosch ja Shimano. Eestis on Bosch on kõige levinum, nemad toodavad siis keskjooksu mootoreid. Ehk et need rattad on siis keskjooksu mootoriga
ja see keskjooksumootor omamoodi nagu rattasõidul annab sulle sellise hea jalgrattatunnetuse, eks ole, sest et mootor põhimõtteliselt väntab koos sinu jalgadega. Et teine lahendus on siis see, et mootor asub seal rummu sees ja siis ikkagi levinum ja parem lahendus on see, et ta asub siis taga rummu sees, nagu ta asub siis ka ampleriratlastel ja paljudel sellistel kergematel ja kuidas nüüd öelda, üldsegi mitte halvematel, aga parematel, aga teistsugustel ratastel, eks ole. Et see rummumootor, nii. See rummumootor, kas sa oled minuga nõus, et see võib-olla maskeerib seda elektrijalgratast rohkem? Sest et see ülejäänud ratas võib välja näha põhimõtteliselt ära vahetamiseni sarnane tavalise jalgrattaga. No, jah, aga rummu sisse on peetud mootor ja seda nagu väga ei märka. Ja nii nad petavad ära selle vaataja, et sa paned jõle mõnusasti vabalt ja üles mäge ja vastu tuult ilma higistamatagi. Aga tegelikult see rummu sees on see mootor. Seda küll, teistpidi ega siis küll peab ütlema, et uuematel ratastel need rummumootorid on läinud ka nagu tillukeseks, et siin veel aastaid tagasi olid nad ikkagi sellised suured pannkoogid ja nagu omaaegsetel punnvõrride suured trummelpidurid, et nüüd on nad läinud väiksemaks, aga ega need keskjooksumootoritega rattad ka ausalt öeldes see keskjooksu mehaanika on juba läinud ka nii selliseks hästi silutuks ja suhteliselt minimalistlikuks, et ma ei saaks nüüd öelda, et selline äge Scotti maastikuratas, millel on keskjooksumootor, et see kuidagi näeks välja selline mingisugune kole traktor, et üldse mitte, et akude koha pealt ka see Boschi süsteemidel tegelikult akud ei ole päris raami sisse integreeritud, et küll aga on nad päris hästi nagu disaini mõttes sinna nagu sulandatud, et sa saad selle aku sealt ikkagi kätte, kui sa tahad laadimiseks, eks ole, et selle süsteemi nagu pluss ja miinus ongi see, et tegelikult on siuke universaalne, seda saavad suured tootjad kasutada. Bosch pakub kõiki neid komponente, akusid, mootoreid, eks ole. Kas need Boschil nüüd raami küljes olevad akud, need on äravõetavad või need ei ole? Nad on äravõetavad, aga vale oleks ka öelda, et nad on seal raami küljes nagu selline joogipurk. Et tegelikult Bosch pakub sellist nagu mooduli või niisugust, kuidas ma ütlen siis silindrid sugust akupulka, mis tegelikult kinnitub ikkagi nagu sellise korpuse sisse, mis võib olla siis välja lihtsalt nagu paksem raami osa. Just, et rattatootja nagu valik on see, et kuidas ta maskeerib ära selle aku korpuse nii-öelda, eks ole, et ma saan võtan sealt plaadike seest ära, võtan selle aku sealt supsti välja ja saan ikkagi viia ta laadima, eks ole. Et mida tasub ka, nii? Ma tahtsin just öelda vahel, et võib-olla inimesel, kes tunneb huvi ja tahab osta nagu, et siis on ju ka, need ütleme vist kõige soodsama otsa äravõetava akuga elektrijalgrattad on need, kus aku on põhimõtteliselt nagu üks, ma ei tea, üks plokk taga selle raami peal, pakiraami peal. Millega ja sellel on üks, ta võib tunduda, et mis siis ära ei ole, et kui ta on esimene elektriratas, et ostan selle ja sõidan, tal on üks minu arust selge mõju juhitavusele, et ta viib selle, aku on raske ja viib raskuskeskme nagu kõrgemale ja siis mingites võib-olla kurvides või mõnikord sõites tunned, et midagi käitub imelikult. No sulle tundub nii, nagu sul istuks laps või keegi taga istmel. Jah, kogu aeg on üks jurakas istub seal taga ja temast lahti ei saa nagu, neid raputada palju tahad, aga selles mõttes need raami küljes olevad ja keskel on ikkagi selgelt nagu mõnusama raskuskeskmega. On ja siin muidugi, mida tasuks ka siis jälgida võib-olla, kui see on oluline, on ikkagi rattakaal, et jällegi tuues siin amplerid välja, on nende puhul ikkagi väga-väga suureks plussiks on see, et nende rattad on erakordselt kerged, et nad on selle nii ära optimeerinud, et kui ma nüüd peast niimoodi tulistades väga ei eksi, et kas oli seal kusagil 17 kilokandis või isegi vähem nende rataste kogukaal, mis elektriratta nagu skaalal on ikka üli vähe. Et enamik sellised elektrirattad kipub ikka olema pealt 20 kilo ja võimsamad võib-olla isegi veel rohkem. Et kui sul on jällegi vaja ratast nagu trepist tassida, tasub ta ka poes korraks nagu raamist pihku võtta. Et aru saada, kui raske ta tegelikult on, eks ole. Sest et nad ikkagi enamasti on nad raskemad ja võib-olla ka väike asi, mida jälle vaadata on laadimise puhul see, ütleme, et kui akut ei ole võimalik ära võtta või ka isegi on võimalik ära võtta, siis tasub korraks vaadata, kui keeruline on seda ära võtta, kui lihtne on seda ära võtta, kas sa pead ajama näpud kogu aeg kuskile auku ja vanduma ja tõmbama midagi katki ja kus on see akupistik, et kas seal ees on äkki mingisugune salakaval kummiklapp näiteks, mis tuleb kogu aeg kinni panna ja mille sa siis lõpuks ära unustad või mis ära kaob või. Et tegelikult on sellised pisikesed nüansid, mis võib-olla esimesel pilgul ei tundu olulised, aga kui sa ratast igapäevaselt kasutad ja pead seda kummiklappi seal iga päev nikerdama,
siis on see tegelikult päris tüütu, et siis jääb see võib-olla suures plaanis lahti ja lõpuks läheb see akupesa sul mingit sodi täis, et need on nagu sellised nüansid, mida kindlasti ratta valikul tasub nagu tähelepanelikult üle vaadata, et just nagu see pool, mida sa selle rattaga iga päev teed, et see oleks sinu jaoks mugav, eks ole, ja muidugi jällegi ägedamad ja targemad rattad on ju täna nüüd ka siin kõik sellise elektroonilise, kuidas ma ütlen, elektroonilist tarkust on sinna kõvasti lisandunud, et ole GPS, saad siis loomulikult äpist konfigureerida, saad ka uurida või monitorida, kus su ratas parajasti sõidab kaugelt, isegi lukustada, eks ole. Et kui see pool on oluline, siis seda ka üha enamates ratastes hakkab olema. Lukk on siis nüüd elektrooniline ratta? No see elektrooniline jah, et loomulikult ta ei lükka sulle mingisugust polti kodarate vahele, aga ta on siis selline, et sa ei saa seda ratast elektriliselt nii-öelda käituda, siis sa ei saa lülitada või kui saad, siis ta lihtsalt see mootori osakond ei tööta. Ja kuna GPS on seal kogu aeg sees, siis on võimalik tegelikult, kui keegi seda ratast just kuskile konteinerisse kohe ei pane, on võimalik see kätte saada, eks ole. No kui sa oled vaadanud neid, ma tahan jõuda siis sinu helistuste juurde, kui sa oled vaadanud kaalu, kui sa oled vaadanud seda aku laadimist, laadimispesa, ergonoomikat, kiirust, võimsust, mida sa välja tood, mis siis ägedamad mudelid on, sest lõpuks tegelikult me peame ikkagi jõudma hinnani ka, et see on paljude inimeste jaoks võib-olla kõige tähtsam parameeter. No vaat, et siin võib-olla võiks öelda, et eelistada eestimaist, eks ole, loomulikult sellise nagu tõesti väga hea kvaliteediga kerged linnarattad, loomulikult Ampleri rattad, aga ka Voltride'il on selline oma bränd, mis on siis ka ikkagi ka natukene ütleme siin mail seotud arendusega, mille nimi on Alter, et see ei ole nüüd küll päris võrreldav nagu Ampleri sellise RD-ga või arendusega, aga see on ka eestimaine bränd sellisel kujul. Nad on küll odavamad, natuke raskemad, aga ka igati kenad rattad just nagu linnarataste koha pealt, et need kaks oleks võib-olla rattad, mis sobiksid linnarattaks igal juhul, et selle Alteri pluss on võib-olla see, et ta just nagu ma mainisin, hind võib-olla just eelkõige ja samal ajal on tal ka kohalik hooldustugi, kõik on olemas, mis peab ka muidugi Ampleri puhul paika, eks ole. Kas see Alteril on nagu Amplerilgi on siis nii-öelda raami sisse veedetud? Raami sisene aku, jaa. Ja mootor on siis rummu sees? Rummumootor, jah. Sest ma vaatan nüüd sinu jutu peale neid pilte ja tõesti, nagu need mõlemad, nii Ampler kui ka siis see Alter, mida ma vaatan, näevad ikkagi välja nagu klassikalised rattad. Nagu klassikalised rattad, just, et nad on nagu mõlemad sama, kuidas ma ütlen, sama disainifilosoofia baasil on nagu tehtud, et neil ei ole amorte siis ei ees ega taga. Et kui sa oled selline sileda teesõitja, siis ilmselt ei tunne sellest üldse mingit puudust ja selle arvelt on nad natukene ka loomulikult kergemad. Aga teistpidi ma ütleks, et mulle personaalselt nagu väga hea mulje on jätnud just nimelt need keskjooksu mootoriga maastikurattad, elektrilised. Et need on lihtsalt nagu need on nii ägedad, need on nii äge sõita, et siin näiteks Orbea selline Boschi võimsama seeria keskjooksu mootoriga. Et sellega lähed kuskile metsa sõitma ja sul on lihtsalt nägu naerul, et see dünaamika, kuidas see ratas aitab kaasa ja kui sul ei ole sellist sardeeli jämedust jalga, siis see muidu sa pead olema nagu maastikusõiduna ikkagi siuke, kus ma ütlen, sa pead ka maastikusõidu hunt olema, sul peab olema ikka korralik jalamuskel ja nii edasi, aga kuidagi võimaldas see ka sellisel minusugusel maastikusõidu amatööril tunda ennast metsas nagu tõeline proff, et paned mäest üles mühinal ja see keskjooksu mootor on ka hästi, mulle väga meeldib, see ta on nii viivituse vaba. Et need rummumootorid ikkagi igapäevaseks kulgemist ongi väga hea, aga ikkagi seal on marginaalne viivitus, kui sa hakkad väntama, sa nagu tunned seda hetke, et natukene ja nüüd hakkas keegi mind lükkama, et selle keskjooksu mootori puhul nagu vähemalt selle Orbea ratta puhul, see oli Boschi mootor, praktiliselt mina seal küll aru ei saanud, et seal nagu sa ei saagi nagu sul ongi tunne, et sul on mingi super jalg, et nii kui sa vajutad, nii ta läheb ja kui sa tahad ka niisugustel kehematel teedel nagu sõita, et mulle jättis see, ütlen personaalselt jah, et kui ma tõesti täna oleks olukorras, kus ma peaks veel
oma enamiku üherattaliste asemele ka veel mõne kaherattalise soetama, siis pigem mul jäigi kripeldama just see maastikuratas keskjooksu mootoriga, et neid on ka erinevaid, loomulikult ega Orbea ei ole siin mingi ainus tootja, kelle neid on, et samalaadseid rattaid on ka teistel tuntud tootjatel, eks ole, ja seal olid ka, kui ma ei eksi, kas sellel rattal olid lausa mõlemad jooksud amortidega, vaid ma ei mäleta, või oli ainult esimene, aga see annab ka ikkagi juurde, tal on paksud rehvid, eks ole, ja eks Eestis see rattasõidukultuuri omamoodi algaski meil sellist maastikurattast, oli ju aeg, kus minu igaüks, kes üldse ratta ostiski maastikurattat, nüüd on tulnud ikkagi see linnarattasõidukultuur ka, eks ole, aga kui sa oled sellise aktiivsema stiili sõitja ja tahad aeg-ajalt ka kuskil mujal möllata, siis see maastikuratas annab sulle siukse täiendava efekti ja loomulikult linnaratta plussiks on kõik see muu kraam seal juures, ütleme võib-olla mingid raamid, tuled, porikad, aga keegi ei keela ka sul oma maastikuratast niimoodi ära varustada. Aga jah, hinnaklassilt, kuidas ma siin üldistan, et igaüks võib neid hindu ise vaadata, aga kui ma ei eksi, siis Tampleri rattad ikkagi jäävad sinna 2-3 tuhande kanti. Alter peaks olema vist odavam mõnevõrra ja need kallimad keskjooksu mootoriga rattad ka ikkagi 2-3 või isegi üle on ju, et seal hakkavad juba ikka rolli mängima see ratta kvaliteet, sest ega sa võid osta ka ilma igasuguse mootorite ratta ja maksta selle eest tuhandeid eurosid, eks ole. Teine asi on ka vist, Glen, varuosad või kui standardiseeritud see maailm on, et kui ja üldse tuntud tootjate puhul, kui ma räägin tavarattast ka, et ma ei tea, ma ostan mis iganes, eks ole, Scotti või Cannondale'i või mingi ratta, ma tean, et ma saan sellele osi ja ma saan täna ja ma saan 10 aasta pärast ka. Kui ma ostan Ampleri ratta, ma enam-vähem ka kujutan ette, et see on minu selline sisemine küsimus, kas ma usaldan, et nad on olemas, aga ma pigem usun, et ma saan, aga kui sa nüüd nimetad mulle terve hunniku odavamaid, aga täiesti tundmatuid nimesid. Jaa, aga ma tegelikult ei nimetanudki, et Orbea on tegelikult väga tuntud ka rattatootja, et see ei ole üldse vähem kvaliteetne kui siin teised tuntud nimed, eks ole, aga kui me räägime nendest komponentidest, ega siis komponentid on ju kõigil ikkagi suht standardsed, ega siis Ampleri rattal ei ole sul ka Ampleri arendatud pidureid, eks ole. Okei, et pidureid, rattad, sadulad, lenksud, neid jah, et loomulikult mingil määral saad ilmselt kõiki asju natukene tuunida, aga jah, see pool, et jooksud ja asjad, pidurid ja kogu selline nagu jalgrattalik kraam on ikkagi ju jalgratas, eks ole. Aga loomulikult, kui ma ostan mingisuguse üliodava nii-öelda jutumärkides hiinaka, siis ilmselgelt ma võiks olla valmis selleks, et seal hakkab midagi nagisema, ära kukkuma ja võib-olla päris sellist tükki ma ei saa alates siis kas tõesti elektroonikast või ka miks mitte mingitest muudest kuluosadest, et ega see moraal kehtib nagu igal juhul, et eriti ka selle ratta puhul, et kui vähegi on võimalik, et sa hakkad ratast ostma, et sa saaks seda ise nagu proovida niimoodi, et kas või võtad poest sellest nagu lenksust kinni, paned mõlemad pidurid põhja ja liigutad ratast maas ja midagi ei paindu ega ei nagise. Et sa nagu tunned, et see ratas on üks kõva kvaliteetne tükk, eks ole. Et selliste odavamate ja pehmemate rataste puhul kohe hakkab selguma, et kuskilt midagi annab natukene järgi või on siukene natuke siuke ligadi-logadi ja see maksab nagu väga ruttu tegelikult kätte, sest ega paratamatult on nii, et ega odav selline liikumisvahend on väga harva osututa väga heaks. Ja eriti elektrirataste puhul mul on ka sama tunne, et inimesed sinna lõksu on kirge sattuda, et vaadata, et elektriratas on kallis. Ma juba arvestan 4-kohalise väljaminekuga, aga ma siis katsub kokku hoida ja võtan selle kõige soodsama, et see tuleb kindlasti järgi proovida, sest et väga nõme on selle nagisva rattaga sõita. Ma just praegu siin muide vaatan, ma siin praegu vaatan natuke ka selliseid näidishindu, mis ma panin siia oma looritta, et tõesti Ampleril muide sel kevadel tuli välja uus mudel, Ampler Axel. Ja Ampler Axeli hinnad on siin 2590 algab see hind, et neil on muidu keti asemel ka rihm, et rihm on selline väga tore ülekandeliik, mis on väga hooldusvaba ja väga kerge ja väga hääletu, eks ole. Et Alteri puhul on hinnad märksa soodsamad, Alter Torm maksab 1449 eurot. Ja see sama ratas, mida ma siin väga kiitsin, muides see vist ei olnudki Orbea, see oli hoopis Cube. Ja see oli Cube, sorry. Et selle hind on 2700 eurot, mis siis oli selline ägeda keskjooksu mootoriga, aga samal ajal on ka siukseid, mul üks sõber just tellis Lätis, selle rattas on tegelikult Ameerika firma, kellel Lätis on esindus. Esinduse nimi on dudebikes.com ja müüvad sellise firma kraami nagu Super 73. Ja Super 73 on üks väga kihvt Ameerika ettevõtte, kes ongi spetsialiseerunud siis selliste
täna ka nad tõid nüüd välja juba oma esimese sellise elektrimotika just presenteerisid. Ja nende elektrirataste valik, et seda tasub huvilistele vaadata, et need rattad on nagu natuke meenutavad sellist väiksema rattalist, noh kuidas ma ütlen, võib-olla niukest midagi sellist rolleri ja jalgratta vahelist nagu suurusklassi. Ja näevadki välja nagu natukene mootorrattad, aga samas ikkagi ta on jalgratas. Ja väga vingete võimsus ja kiiruslike omadustega, kus juures saad ka selle kiiruse ja võimsuse siis omal nii-öelda vastutusel nagu maha võtta piiraja, et selle sama ZX Storm mudeli puhul võimsus on 1350 vatti. Ja siis ta aitabki sind kiirusi 45 kilomeetrit tunnis ja maksab 2700 eurot. Ja on tõesti väga äge ratas, et see firma on Super 43. Et sellel jah, siin Eestis meil ei otsest edasi müüjat nendel ei ole, eks ole, aga Lätist seda saab, et aga see on hoopis. Ma vaatan ka, et siin on nagu tehtud, mis on äge elektrimootiga kaherattaline ja siis on sinna juurde pandud, et ta klassifitseeruks jalgrattaks, on pandud vändad. Ja siis sa istud nagu sellise mingi, see on cool on see sõna. Jaa, ta on cool, just nimelt, see on väga hea sõna, et kui sa vaatad siin Ampleri ja Olteri rattaid, nad on nagu sellised kalamaja rattad. Et kui sa tahad selline välja näha, on see ka väga cool kindlasti. Jah, miks mitte. Aga kui sa tahad olla jah selline noortepäraselt sportlik cool, siis see Super 73 rattad on just need. Aga siin on see küsimus, et nendega tahaks sõita natukene veel kiiremini ja sõita autode vahel. Ma olen nõus tegema selleks selle loa isegi, mis kategooriast vaja on. Aga kas seda Eestis saab teha või kas see tohib või ma satun sinna halli alasse, ma ei ole mootorratas, ma ei ole enam jalgratas. Ei, sa satud tegelikult kohe väga halli alasse sellepärast, et tegelikult sellise kategooria sõidukist ei olegi olemas, ta peab siis olema mopeed. Ja kui ta on juba mopeed, siis tal peab olema registreerimismärk ja kõik muud jutud, eks ole, et sul küll ei pea otseselt olema lubasid, kui seal võimsus jäi. Ma ei mäleta, mis see mopeedi piirang meil oli, alla 50 kuubiku ja mingid kilovatid olid seal ka vist. Et selles mõttes sa võid sõita ilma lubadeta, aga see ratas ise peab vastama juba teistele nõudmistele, nii et tegelikult jah. No ühesõnaga me ei tohi seda soovitada, aga tundub, et tõeliselt cool on ikkagi olla väljaspool seadust. No ja ega siis nemad ka selle sama Super 73 puhul ütlevad, et sa võid pildikult oma tagahoovis siis kasutada seda 1350 vatti. Et see ratas võimaldab sul sõita täiesti legaalselt ja olla täiesti vastav seadustele, aga eks see natukene on selline, kuidas ma ütlen, siuke libe nõlv nagu mõlemalt poolt, et väga palju riigid võitlevadki selle vastu, et panna see vastutus nagu tootjale. Et tootja peab olema see, kes justkui nagu mingil juhul ei luba, et see nagu tähendaks seda, et me ostaksime kõik autosid, meil on linnasõiduautod ja üle 50 kilomeetri tunnis nad ei sõida, kui ma tahan minna siis teele, kus on 70 piirang, siis ma ostan teise auto, see on siis piiratud 70-ga ja kui ma lähen maale ostama kolmanda auto, mis siis on piiratud 90-ga, et natuke on see maailm, mida üritatakse täna nende kaherattaliste puhul nagu suruda. Et tootja ei tohi müüa sulle ratast, mis läheb kiiremini, aga sellegi poolest, eks ole, siin teistes maades nagu see Ameerika tootja on, et nad ikkagi on jätnud selle võimaluse, et samamoodi ka me siin omal ajal testisime ju kuulsa, oli see vist, kas oli Horvaatia või kust oli pärit Rimac või Rimats, kelle rattad Greip sõitsid vist piiratud 75 kilomeetrit tunnis ja mootor oli 12 kilovat ja kui ma ei eksi, toodavad need rattaid tänaseni ja seal on tänavarežiim. 250 vatti on seal täiesti olemas, aga kui sa juhuslikult tahad sõita oma muruplatsil ringi, siis sa võid kasutada 12 kilovatti. Et need rattad ei ole iseenesest kuskile kadunud, aga jah, eks siin alati jääb see vastutus ja lootus ikkagi kasutajatele mõistlikkusele või mõistusele, eks ole, et eks see ongi see koht, et meie ära kulunud punasel rattateel ka ei ole võib-olla nagu mõistlik alati sõitagi autodega ühel kiirusega rääkimata kõnniteest, et sa pead nagu aru saama, et kus sa liiklid ja loomulikult, kui sa lähed, ka siin omal ajal seda Greibi rattaga sõites, oli küll kummaline startida foori alt ära kõikidest autodest ette ja siis sõita jalgrattaga, eks ole, mingi täiesti absurdsel kiirusel ja see ongi tegelikult täiesti totter, see on tegelikult hullumeelsus, et nii ei saagi teha. Et selles mõttes tuleb seda tootja soovi austada, et tänaval tegelikult ei tohikski jalgrattaga sõita 70 või 50 kilomeetrit tunnis, sest jalgratas on ikkagi, ta ei ole ju mootorratas, eks ole, et sa ohutuse ja kõige mõttes, sa ei saagi olla liikluses, sul ei ole seal suunatulesid, sul ei ole piduritulesid, sul ei ole peegleid, rääkimata siis sellest, et
nii kui mingisugune jama on, siis sa oled seal oma õhukeses riietuses asfaldi peal, eks. See üleskutse on, mida kõik võiks meelde jätta, kui kevadel elektrijalgratta hooaega avastate. Igatahes, jah. Aga meil on aeg tänaseks seadmed välja lülitada ja naasta nädala aja pärast teie juurde. Pidage vastu, käituge turvaliselt ja olge uudishimulikud edasi.